Aga millest rääkida? Kirjakoha, mille järgi ma tänase teema sain, oli see, et esimese Peetruse 5. peatükist ja 5. salm. Nõnda samuti teie, nooremad, alistuge vanematele, aga te kõik rüütage ennast alandlikkusega üksteise vastu, sest Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab ta armu. Alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et tema teid ülendaks õigel ajal. Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Sest jälle internetist leidsin ja tulid just sellised kohad, et Jumal annab alandlikele armu. Ja see kõnetas mind, et aga kui ma ei ole alandlik, siis ma ju ei saa seda armu. Ja tahtsingi sellest rääkida, sest alandlikkus on väga keeruline teema. Sellest kirjutades saab kiiresti aru, kui raske sellest rääkida on. Ja piiblis öeldakse, et alandlikud saavad armu, siis see on kristlastele ikka väga tähtis. Ma saan aru, et ma pole kunagi saavutanud ja ilmselt ei saavuta ka kunagi tõelist ja täielikku alandlikkust. Ma tunnistan, et ma olen olnud varem väga uhke inimene ja pean ka seda tunnistama, et teatud olukordades ja käitumises on ka praegu sõnades seda tunda. Ilmselt me mõtleme, miks mul üldse on volitusi siis sellel teemal kirjutada. Aus vastus on, et mul ei olegi. Jeesus Kristus on ainult näidanud ja näitab edaspidi tõelist alandlikkust siin maa peal. Ja kuna ma sellega nii palju ise maadlen, siis tahan ma ka alandlikkusest rääkida. Kuid hoolimata selle kättesaamatusest on alandlikkus olnud ja on võti sügavama ja suurema ühenduse leidmiseks meie päästjaga ning kuuleka elu elamiseks siin maa peal. Aga vaatame kõigepealt alandlikkuse vastandit, uhkust. Uhkus oli esimene patt ja seda peetakse sageli kõiki pattude juureks. Saatan otsustas, et ta ei ole rahul Jumala troonil olemisega, vaid tahab ise Jumal olla. Kirjas on see Jesaja 14. peatükis. See on uhkuse tõeline definitsioon, enesekiitlemine. Jumala ülistamise asemel seame ennast pjedestaalile ja näeme ennast jumalatena. Õpetussõnades on mitmeid salme, kus räägitakse sellest, kui väga Jumal vihkab uhkust. Näiteks 6.16, 8.13, 16.5. Mis tõttu me peaksime seda sageli arutama ja rääkima sellest, et me saaksime ka üksteist aidata ja vaadata, et see meid ära ei neela, nagu ta tegi saatanaga. Võib-olla te mõtlete ja võib-olla mõtlen ka mina, et ma ei pea ennast uhkeks inimeseks ja ma kindlasti ei taha olla Jumal. Tihti hoolime me uhkuse välistest märkidest ehk ülbest hoiakust, üleolevast suhtumisest või hooplevast keelekasutusest. Aga sageli on uhkus hoopis seesmine. Kuidas uhkus sisse hiilib? Kui asjad ei lähe meie tahtmise järgi, vihastume ja otsustame, et tahame paremat varianti. Kui meie vaev jääb tunnistamata, muutume kibestunuks. Väljakutsega silmitsi seistes on meie esimene reaktsioon, ma saan sellega hakkama ja võtame selle lahendamise ainuisikulise kontrolli alla, koostame endale või ka teistele äärmuslikke kontrollnimekirju või ootusi. Võrdleme seda, mis meil on teistega ja usume oma südames, et me väärime seda ka ise. Meie kaitsereaktsioonid käivituvad, kui kuuleme kriitikat või tugevat vastandlikku arvamust. Kurdame oma päeva suurte või väikeste ebamugavuste üle. Ja nüüd, see on esimene terake, kõik need asjad, mida ma rääkisin, see on uhkus. Sa ei proovida Jumalat langenud inglite armeega troonilt kukutada, kuid need väikesed harjumuspärased teod on sama ohtlikud, sest need jäävad märkamatuks. Need on salakavalad ja mürgised, nagu maduaias. Uhkuse ja alandlikkuse osas pole neutraalset pinda. Uhkusel puudub püsikiiruse hoidja. Kuna me kahtlemata oleme veel mingil määral ebatäiuslikud inimesed, kes elavad pattutäis maailmas, peame uhkuse vastu aktiivselt võitlema. Ja nagu ma ütlesin, pole tõeline ja täielik alandlikkus vähemalt
esialgu võimalik. See on elukestev igapäevane võitlus. Teiste pastorite avaldustest olen kirja pannud 6 alandlikkuse aspekti, et mis siis tõeline alandus on. See on valmidus näha ennast ausalt. Teiseks on täpne arusaam oma kohast maailmas. 3. võime tunnistada oma vigu ja ka piiranguid. Siis on avatus. Edasi madal enesekesksus. Ja viimaseks kõigi asjade väärtuse hindamine. Nüüd me näeme, mis on alandlikkus. On ka olemas viisid, kuidas me paistame alandlikud, aga tegelikult ei ole. Need on valealandlikkuse sümptomid. Valealandlikkus on väga peen, see varjab uhkust. Seepärast on meil nii lihtne arvata, et me käime alandlikkuses, aga tegelikult me ei tee seda. Alati on hea kontrollida ja küsida Jumalalt oma motiivide ja selle kohta, kas meie teod on kooskõlas tema omadega. Piibelik definitsioon alandlikkusest on isiklik omadus olla vaba ülbusest ja uhkusest ning omada täpset hinnakut oma väärtuste kohta. Valealandlikkusega tegutsev inimene kasutab näiteks religioosseid termineid julma või küsitava käitumise õigustamiseks. See on uhkuse suitsukate. Näide, vägivaldne mees tsiteerib Malaki 2.16. See on korralik lõks ka teistele kristlastele, kes hakkavad vägivalla kaasosalisteks palvete kaudu. Eneseõiglus on valealandlikkuse märk. Variserid arvasid, et nad tegutsevad jumalikkuses usalduses, aga tegelikult halvustasid nad teisi ja ülendasid iseennast kõrgemale. Mitte teadmised ei tee valdsalandlikuks, see on südame asend, et nad kuidagi on õiglasemad kui teised, kes ei tea nii palju kui nemad. Valealandlikkusega inimesed kuulavad teisi inimesi ainult selleks, et need saaksid nende ellu rääkida. Nad ei kuula armastava huviga ja ootustega õppida või kasvada. Neil on eesmärk, mis teenib teda ennast. Võltsalandlikud tunnistavad väikeseid patte, kuid salgavad suuri patte. See on kõik seotud vagaduse ja õiglase mulje jätmisega. Valealandlikkuses ei suuda inimene komplimente vastu võtta. Mina teen seda üsna sageli. Kui keegi kiidab nende välimust või saavutust, vastavad nad enda kohta alandava kommentaariga, et sa mõtled seda vana asja või ma näen nii kohutav välja. Või minu isiklik lemmik, et keegi ütleb mulle, oi, sul on nii kena kleit. See oli nii odav, sellepärast ma ostsin selle. Sa võid arvata, et selline eiramine paneb sind tagasihoidlikuna paistma. Aga tegelikult see jätab ülbe mulje. Lahendus, ütle lihtsalt aitäh. Teine märk sellest. Ja jälle olen mina see, kes sinna auku kukub. Et võid olla võltsilt alandlik, on pidev negatiivsete kommentaaride tegemine enda välimuse või käitumise kohta. Paljud ja ka mina teen seda ebakindluse tõttu ja nii ma tegelikult püüan komplimente esile kutsuda. Nii on siin targemad inimesed rääkinud. Ja kui nad selle saavad, pöörduvad nad tagasi äsja mainitud taktika juurde. Ja nagu ma hiljuti lugesin, siis kui me ennast selliselt alandame me tegelikult Jumalat. Edasi. Kui sa muudad oma häält, kui sa tahad teistele teatud viisil alandlik paista, kas sa muudad? See võib olla võltsalandlikul. Tooni muutmine ja alandliku alistuva tooni omaks võtmine samal ajal öeldes uhkeid asju. Keegi, kes väidab, et armastab Jumalat ja teisi, kuid käitub ebaviisakalt või julmalt, eriti kui arvab, et inimesed ei pööra tähelepanu. Ma ei räägi mõnest üksikust halvast päevast. Ma mõtlen seda, kui nad panevad maski ette iga päev ja siis langetavad selle maha, kui nad arvavad, et keegi seda ei märka. Võltsalandlik usub, et enese salgamine ehk askeetlus viib pühaduseni. See näeb välja nagu pidev meeleparandus ikka ja jälle sama asja pärast. Teine viis on pidev viitamine patusele olemisele. Jah,
Me peame meeleparandusaltid olema, aga see on pigem vaga näimise kui tõelise meeleparanduse kohta. Valealandlikkus on pidev vabandust ütlemine. See on veel üks märk, mida naised kipuvad sagedamini tegema. Nad ütlevad vabandust praktiliselt kõige pärast, mida teevad. Vabandust, et ma nii kaua aega võtan, vabandust, et ma nii palju küsimusi esitan, vabandust, et ma vahele segan, vabandust toimub tegelikult suurepäraselt, kui sul on kellegist vaja mööda minna. Aga ülejäänud jutt, mis sinna vabanduse juurde käib, võib peita mulje alistuvast või madalavast soost. Võlts ja alandlikkus on ka see, kui sul on vaja eest palvet ja rahvast on palju, sa ei anna märku, et tahad ka palvet. Sulle endale tundub, et oled alandlik, aga tead, see võlts ja alandlikkus paljastub siis, kui sa järgmine päev kurdad, et oleksid ka palvet tahtnud. Siis on siin tegemist lisaks ka enesealetsusega. Alandlik küsib palvet, võlts ja alandlik solvub, kui talle ei pakutud palvet. Võlts ja alandlik on öelda, ma tean, et sa oled hõivatud. See võib kõlada ju hästi, aga tegelikult on see vale alandlikkus. Kui sa tead, siis sa ju ei ütleks nii. See on vale alandlikkus, kui sa ütled inimesele sisuliselt, ma tean, et sa oled tähtis ja mõtled juurde, et aga mina mitte. See on ka natuke manipuleeriv. Ja lõppeesmärk on anda inimesele teada, et ta ei pööra sulle tähelepanu, mida ta arvab, et ta väärib. Võlts on ka ennast lõhestav mõtteviis, ülekriitiline või enda halvustamine. Ütleb teistele selliseid asju nagu ma olen läbi kukkunud, ma ei oska midagi õigesti teha, ma ei meeldi kellegile, mul pole kedagi, mul pole midagi pakkuda, sa oled nii palju andekam kui mina. See on katse end sinu ees alandada, aga tegelikult on nad ebakindlad ja püüavad komplimenti püüda. Sa võid olla võltsilt alandlik, kui oled liiga tagasihoidlik. See on seesama, et keegi teeb sulle komplimendi või õnnitleb ja vastus on, mis nüüd mina? See oli kõik Jumal. Mõnel juhul pole see halb, aga kui see alati on selline hoiak, siis võib tegemist olla võltsalandlikkusega. Jällegi jätab see mulje õiglasest käitumisest, aga varjatud juur on uhkus. Mõnikord on kõik, mida vaja, lihtne, aitäh. Inimestele meeldida püüdev inimene teeb seda, mida teised tahavad, olenemata sellest, kui tark või õige see on. Võib tunduda hea ja õiglane, aga inimestele meeldimine on tegelikult võltsalandlikkus. Võib näidata, et nad alluvad võimule, aga see on äärmuslik uhkuse vorm, mis avaldub võltsalandlikkuses. Liigne sõltuvus sellest, mida teised arvavad, on märk võltsalandlikkusest. Inimene, kes teeskleb alandlikkust, võib öelda pooliku vabandust, aga jätkab kangekaelselt sama teed. Ja minu isiklik lemmik ja iga kord paljastav märk, ja mis oli ka kõigil pastorite välja toodud asjades, mis on võltsalandlikkus, on inimesed, kes veedavad palju aega sellele, et sulle öelda, kui alandlikud nad on ja kui palju nad on selle pärast kannatanud ja kuidas nad ei kujuta ette, kuidas me ei kujuta ette, kui palju ta on ennast pidanud nutmiseni alandama ja et keegi ei tea rohkem alandlikkusest kui tema. Aga kuidas siis päris alandlikkust arendada? Alandlikkus on paljude jaoks üks raskemaid omadusi. Ka minule on ta väga raske. See algab tunnistamisest, et meil pole alati õigus või et meil pole kõiki vastuseid. See nõuab ka inimeselt enda aktsepteerimist, mis on enamiku jaoks väljakutse. Paljud meist ei tea oma identiteeti ja just siin võib uhkus leida viljaka pinnase. Uhkuse alistamine ja alandlikkuse rüü selga panemise osa on mõista, kes me oleme Kristuses. Mõista uhkuse ja vale alandlikkuse keelt. Võta mõtted ja teod vangi ja alluta need Jeesusele, et ta aitaks sul muutuda. Mine viimaseks, sa ei pea olema alati kõigi jaoks esimene järjekorras. Hinda Jumalat ja teisi endast kõrgemalt. Pea meeles, et see ei tähenda enda peale vähem mõtlemist, vaid iseenda peale vähem mõtlemist. Keegi meist pole teistest suurem. Aiden Wilson Dozer, Ameerika kristlik pastor, autor, ajakirjatoimetaja ja vaimne mentor on öelnud: olen kohanud 2 tüüpi kristlasi. Uhked, kes kujutavad ette, et nad on alandlikud, ja alandlikud, kes kardavad, et nad on uhked.
Tegelikult peaks olema veel üks klass. Ennast tunnustavad, kes jätavad kogu asja Kristuse kätte ja keelduvad raiskamast aega, püüdes end heaks teha. Nad jõuavad eesmärgini teistest palju varem. Kuigi alandlikkus on voorus, mida me peaksime tähistama ja julgustama, on oluline mõista, kuidas inimesed saavad teisi valealandlikkusega petta. Valed komplimendid, alandlik hooplemine, valikuline kuulamine, enese halvustamine ja teiste ärakasutamine on vaid mõned näited sellest, kuidas inimesed võivad tunduda alandlikud, kuid ei kehasta seda voorust tegelikult. Nendest käitumisviisidest teadlik olles saame paremini sotsiaalses suhtluses orienteeruda ja tuvastada tõelist alandlikkust. Nüüd, kui see tundub lootusetu ja üle jõu käiv, on meil ka häid uudiseid. Meil on Jumal, kes on täis armu ja halastust. Meil on Jumal, kellel on meie vastu rohkem kannatlikkust, kui me väärime. Pühakirjas võitles Jeesus oma jüngrite uhkuse vastu korduvalt armastuse, armu ja kannatlikkusega. Markus 9 ja 10. Ta pakub meile sama, sest ainult tema kaudu saame me iga päev uhkuse kiusatusest jagu saada. Ma olen nii tänulik armu eest, mida mulle osutatakse, kui ma alandlikkuses ebaõnnestun. Mida järgida, et püsida alandlikkuses? Alusta oma päeva Jumalaga. Kui hommikul ärkad, harjuta oma esimene mõtlemine ainult Jumalast. Kristlasena oleme me vahel kuulnud ristilöömise ja ülestõusmise lugu nii palju kordi, et me oleme muutunud selle suhtes tuimaks. Kui me mõtiskleme tema surma ja ülestõusmise üle, alustame me päeva kõige madalamal positsioonil. Kui oled jõudnud arusaamani, kus tunnistad tema suurust, tunnista oma sõltuvust temast. Ära alusta päeva mõttetult ja sihitult. Alusta seda Jumalaga. Näiteks psalm 91. Ole lahinguks valmis. Sa ei ootaks, et armee saadetaks lahingusse ettevalmistamata sõduritega. Jumal ei taha seda ka meile. Kui me kavatseme uhkusega võidelda, siis me peame olema valmis. Jumal annab meile hämmastavaid relvi. Ja need hämmastavad relvad on palve ja tema sõna. Need võidavad uhkuse. Pidev Jumalaga suhtlemine kaotab ka kiusatus meie meeltes jalgealuse. Palve on meie esimene päästerõngas. Nii nagu Jeesus tegi kõrbes, kus saatan teda kiusas, saame ka meie kasutada pühakirja võitluses. Me peame uurima tegelikku sõna. Ja leidke sõber või lähedane väike grupp inimesi, kellele saate oma patte tunnistada ja usaldada, et nad hoiavad teid vastutavana ja siis ei saa saatan teid rünnata. Ja anna au edasi. See punkt võib olla midagi, mida me teeme kindlalt kogu päeva jooksul. Et anna kogu au Jumalale ja kõige eest. Ära lase endal võtta au selle eest, mida sa oled teinud. Tuleta endale meelde, et kõik sinu annid on sulle andnud Jumal ja anna kogu au temale. 3 sammu ja nii lihtne see oligi. Ja see pole kaugeltki imerohi uhkuse patu vastu. Eesmärk on pöörduda oma uhkuslikest kalduvusest Kristuse sarnasuse poole ja ainult tema armu ja pääste läbi on see ühel päeval võimalik saavutada. Me peame kiitma Jumalat tema ustavuse ja andestuse ja pikameele eest. Ja kui Margus tõi paar head palvet, siis ka mina leidsin paar väga head palvet. Et palve vabaduse eest, valealandlikkusest. Ka keegi võib kaasa mõelda, aga ma loen siin ette. Issand, uuri mind ja tunne mu südant. Näita mulle minus kõiki valealandlikkuse valdkondi. Ma tunnistan ja kahetsen, et olen oma elus valealandlikkuse kaudu avanud ukse uhkusele. Ja teine, tänan sind, et vabastasid mind uhkuse orjusest. Ma palun sul uuendada minu meel. Loo minusse puhas süda, oh Jumal, ja uuenda minus kindel vaim. Issand, kasvata minus alandlikkust ja anna mulle armu käia tõelises alandlikkuses. Ma kuulutan, et mul on Kristuse meel ja et ilma sinuta ei saa ma midagi teha. Ma kuuletun, et minu meel, tahe ja emotsioonid on allatatud Jeesusele Kristusele. Aitäh!